tere hommikust või noh, päevast, õhtust. Käes on esmaspäev ja täna ma lähen jaane tähistama, mida ma pole teinud juba aastaid. Hetkel ma lähen Free-Flow'sse, meil on seal siis proov kolmapäevaseks esinemiseks. No tere, Kiisu! Kõnnib siin vastu. Tšau! Tšau, Kivo! Ja siis me läheme Kaisaga Ääsmäe jaanitulele. Ma ei ole seal käinud nagu aastaid. Kui te küsite, kuidas ma ennast tunnen, siis suht halb on olla, ütleme nii. Et eelmine vlog lõppes kogu selle draamaga. Istusin vahepeal autosse, aga ühesõnaga, et see on täiesti hullumeelne, millesse ma hetkel segatud olen. Ja teades tõde, ja ma isegi rääkisin täna selle korraldajaga, kuidas ta lihtsalt süüdimatult süüdistab mind kõiges. Kõiges. Ja nii huvitav on see, et see mingi turvamees väidab, et ma tahtsin minna kallale sellele korraldajale. Mina, kes ma viskan ämblikud karbiga õue, et ma ei peaks end ära tapma, et nad saaksid elada. Julgen mingile vennale kallale minna või? I'm sorry, aga see on naeruväärne. Ja see on täiesti crazy, kuidas see vend räägib minuga. Nagu nii pitme valega on juba vahele jäänud ja lihtsalt süüdistab ikka mind, et mina valetan. Ja see on suht heavy, sest nagu ma ei ole tahtnud olla selles olukorras hetkel siin. Ma tahan oma tantsuasja edasi teha, aga ta lihtsalt mustab mind hetkel. Nagu ongi see, et ma tean sisimas, et kõik artistid teavad, milline see inimene on, aga ma teen artistidega koostööd ja ma ei taha, et neil jääks minust niisugune mulje, aga ma tean, et nad teavad, et see vend ongi selline, et nad ei usu midagi, mida see vend räägib, aga lihtsalt mul endal on see, et mina ei taha, et kellelgi jääks minust vale mulje, sest tegelikult see, mis ta räägib, on vale. Aga noh, ma näen seda asja praegu niimoodi, et ta leidis lihtsalt kellegi, keda kõiges süüdistada. Et kui ma ei oleks siin lava juurde läinud, siis tegelikult ta ei oleks saanud mind kuidagi süüdistada ilmselt. Aga see, et ma läksin teda kutsuma, siis ta kasutas seda ära. Raske periood on jälle. Ma ei saa aru nagu, miks seda kõike vaja on. Ma saan aru, miks see vajalik on. Jällegi õppetund, kuidas läheneda sellistele asjadele. Ja ma peast nüüd tean, mis siis saab, kui ma peaks sarnases olukordas sattuma, et ma tean, mis ma siis teeksin teistmoodi. Õnneks ma tean, et sellised korraldajad Eestis rohkem ei ole. Nagu kõik, kellega ma olen seni nagu tutvunud, on olnud imelised. Ja ainult temaga mul on olnud 3 aastat tagasi samasugune probleem. See on nagu nii heavy. Sa tunned, et sa oled täiega hoitud, aga samas ei ole üldse. Või nagu, et ma ei tea, ma hakkan nüüd... Ehk siis see on see sama joonis, mis on selles ka. Kahe jalaga, on ju? On. Jah. Et kas on? Ma ei tea. Ma ei näe. Ma ei vahepeal ei tea käima. Väike update, plaanide muutus. Me lihtsalt rääkisime Kaisaga üksteisest mööda, väike miscommunication, ma ikkagi Ääsmäele ei lähe, aga ma seest otsustasin minna siis sinna Kosa jaanitulele. Lihtsalt ütlen ausalt, ei taha täna väga kodus üksi olla või nagu tahaks lihtsalt olla väljas ja nagu mitte mõelda nendele teemadele. Ilmselgelt küsivad nende teemade kohta ilmselt, aga jah, et nagu kuidagi tahaks lihtsalt välja. Okei, reaalne moos. Wow, oh my god.
oled valmis? Töötajad Patrice'ile! Kell on liiga palju, lihtsalt varsti 4. Ma tund aega lihtsalt scrollisin. Aga tegelikult see kõik mõjus mulle väga hästi, kogu see tänane, et arvestades seda, kuidas hommik algas ja nüüd, kuidas see kõik lõppes, siis ma tunnen, et meil on nii palju meie poole hoidjaid ja nii paljud nagu elavad kaasa või nagu mitte ela kaasa, aga nagu toetavad ja see on nii tore. Jätkuvalt ma tean, et ikkagi me tegime õiget asja ja me seisime enda eest ja see on kõige olulisem. Vot, ja ma tahaks öelda, et see asi on nüüd lõppenud. Kuigi ta, ma ei tea, mul on nagu kahtlane tunne, et ise kirjutab endaga mingi chat ja siis paneb neid screen'e oma postitustesse. Aga ta seal hakkas ju kõiki solvama ja siis ta väidetavalt keegi oli talle kirjutanud, et ka temal ja mitmel inimesel on minuga probleeme. Et mingi vituviha, nagu ta ütles seal. Tell me who. Tell me who. Aga ilmselt tal ei ole ühtegi nime öelda, sest tal ei ole neid nimesid. Ühesõnaga, ma arvan, et see teema on nüüdseks nagu šok. Ja ma saan rahulikult oma eluga edasi minna. Ja saan homme hommikul keskenduda proovile, sest ma ütlesin, et täna ma ei suutnud proovisid keskenduda. Vot, ma lähen magama ja räägime homme uuesti. Tere hommikust, käes on teisipäev. Ja lõpuks ometi ma tunnen kuidagi sees, et lähevad asjad rahulikumaks. Nii et täna mul on siis proovid. Kahe hommikul siin kell 12. See on rakkas ja siis koju minek. Panin endale väikse näomaski peale, et homseks oleks glowy skin. Ja lähme magama. Eks ju Joosep. Ja siis homme esinema ja ärgid. Nii et räägime homme. Tere hommikust. Tänane ilm ei ole kõige paremal noodil. Täna on kolmapäev. Ei, kas täna on teisipäev? Ei, pidin üle vaatama, jah, täna on kolmapäev. Kolmapäev. Ja minul on siis täna plaanis minna Tallinna ja Jaanitulele. Esineda seal Sandraga ja siis nautida pidu edasi. Ma hetkel suundan üldse sinna lavaproovi. Vaatame, mis see teha annab. Ja siis, ja. Teeme palun. Meil oli proov. Ma tulin koju. Ma sõin. Ma magasin. Ja kell on juba seal maal. Ma peaksin pessu minema. Meiki hakkame tegema. Nii et teeme selle kõik siin nüüd korda. Järsku läks juba kiireks, lokkame jõudnud teha, nii et lähme ruttu auto peale. You don't make it love, so come give me a hug. Oh yeah! Ma olen nii kade. Koos on ju. Kuidas siis? Ei laena. Pildi peal pole üldse aru. You and my son! Oh!
kojukõnd. Mis ma tänan? No nii, ma hakkasin juba meiki vaikselt maha võtma. Aga korra räägime sellest esinemisest. Üldpildis see läks hästi, aga nii nõme on see, kui te lähete nii palju vaeva ja siis juhtuvad asjad, mis ei sõltu teist. Nagu näiteks, meil oli esimene laul oli nagu introga, see oli nagu selline avashow, me olime nagu valmis, siis pidi nagu hakkama siin nagu mingi muusika ja nagu ühesõnaga see oli nagu kõik lavastatud. Ja laul hakkab poole pealt, lihtsalt hakkab. Siis me ikka seisame, mõtlesime, et et äkki ta sai ise ka aru, et see DJ, et paneb uuesti. Ja siis paneb uuesti jälle samast kohast. Ja me oleme lihtsalt mingi et mis hetkel me nüüd liikuma hakkame, sest see on ju pool tantsu on juba nagu möödas, aga me oleme alguses. Ühesõnaga, kuidagi me saime sinna ree peale, aga siis oligi see, et see oli nüüd poole lühem, me ei teadnud, kust kohast see algas täpselt. Ehk siis üks osa jäi täiesti ära, algus jäi täiesti ära, ühesõnaga. Siis me olime mingi, what the heck, meil proovis hommikul see töötas, kui me tegime. Et nagu, kuidas see võimalik on. Ja siis üks laul oli selline, et pool tantsu tegime ära ja siis poole laulu pealt tuleb mingi nagu niisugune kragin või nagu mingi kõva hääl ja siis mingi pauk käib ja muusika jääb vaid. Ja me oleme just mingi, et nagu, mis edasi või nagu, et meil pole veel tantsu tehtudki, nagu ma ei tea. Siis me lihtsalt läksime kuidagi ära ja siis viimase laulu lõpus ka juhtus midagi selle heliga. Ühesõnaga, seal oli nii palju heliprobleeme või nagu muusikaprobleeme, mis ei sõltu üldse meist. Ja siis ongi see, et ükskõik kui palju ma vaeva ka ei näe, kui juhtuvad sellised asjad nagu laval, siis siis pole enam vahet, kui palju ma harjutasin, vaid lihtsalt tulebki mingi jama ja siis sa peadki sellega tegelema. Et selles mõttes on kurb, et see läks sinna nii-öelda aia taha. Aga see eest ma vaatasin neid videos ja tegelikult oli kõik hästi. Sest ongi ennast nagu häirib see, et sa tead ju, milline see show tegelikult oli ja olid ka asjad, mis ei sõltunud meist. Jälle üks väike projektiga tehtud. On aeg minna magama. Ja räägime homme uuesti. Tere hommikust. Käes on neljapäev. Ja mina suundun hetkel uuele kassihoiutuurile, tiirule, mis iganes. Lähen toidan oma sõbrantsi kasse. Ja siis tulen koju. Ja olen kodus. Toimetan terve päeva kodus. Ja siis õhtul me saame Simone ja Kütiga kokku. Meil on siis igakuine tegevus. See kuu on siis see charcuterie board, mis iganes need on, kus nagu selle puitust mingi asja peale hästi palju asju. Ühesõnaga, teeme selle õhtu. Vaadake, väga ägedad sellised automaatsed feederid. Ma vajutan siit plup, ja siis tüüpab lahti ja siis ma panen siia krõpsu. Vaat kui crazy. Oi, kui see on armas väike Bruno. Nii äge feeder, what the hell. Me ikkagi paneme kõik koos need charcuterie boardid paika, aga ma näitan teile korra, mis ma võtsin. Ma võtsin selliseid pulgakesi, ma võtsin mini croissante, võtsin küpsis, võlu, selliseid küslaputatusega näkkileivasi ja mureleid. Vist on kõik. Ja sõidame Küti juurde. On nii pruun kõige nende oranžide ja roheliste kõrval. Kas sa liitusid meie Girls Nightiga? Joo, printsess. Kell on juba 2 öösel. Ma jõudsin me hakkasime mingi kell 1 midagi tulema tagasi, nii et ma olen siin natuke aega istunud kodus. Jällegi üks tore õhtu ja tegelikult ma olen homme ülivaba päev. Nii tore. Ma lähen, võtan meigi maha. Tähendab, mul ei ole meiki, mida ma lähen teen skincare'i ja siis magama. Siis naudime seda homset vabamat päeva. Tere hommikust, Bruno. Väike suslu. Oled nunnu? Ma ei jõudnudki hommikut alustada kuskilt, nii ma jõudsin juba kassivalvesse. Täna on reede ja kassivalve tehtud. Ja nüüd ma suundun Free Flosse. Lähen teen natuke tööd. Mõtlesin, et võiks kava natuke mõelda. Tahaks vaata selle open classi teha. Ja siis koju. Ja täna on selline vaba päev. Mul on plaanis täna YouTube video kindlasti valmis saada. Nii, ma sain just tantsitud ja venitatud. Siis ma mõtlesin, et ma näitan teile, mis ma siin olen paari päevaga jõudnud teha selle kogu süsteemiga. Nagu näha, siis korras, flash, no mis oli ka,
on need kõik siin, see on kõik üle vaadatud, kontrollitud, sisud kõik klapivad, pildid on tehtud kuni siiani. Ja nagu näha, siis mess, everywhere a mess. See jääb kõige viimaseks, kuna siin ei ole kostüümid, vaid siin on mingid muud asjad. Aga jah, ühesõnaga lähen niimoodi järjest ja siis see. Nii et siin on veel väga palju teha. Aga niimoodi suve jooksul niimoodi iga päev natuke. No tere õhtust! Nagu näha, siis see päev oli täpselt selline, nagu te nägite. Põhjust nüüd midagi ei toimunud. Ja mulle väga sobis see, sest I need some relaxation times. Sest ma ei tea, kuidas teiega on lood, aga mul on tunne, et suvega ja nende ilusate ilmadega on see tunne, et sa pead iga päeva tegema hästi põnevaks. Või nagu, et iga päev peab olema eriline. Või iga päev peab toimuma midagi. Et nagu, et sa ei saa raisku lasta nagu nendel ilmadel ja selle, et suvi on, eks ju, et nii harva, et nagu hooaja sees, näiteks ma ei saa mingit niisugused plaanid teha. Aga teisest küljest ma olen nagu, et jah, aga sellistel perioodidel peab ka puhkama. Nii et siin sinu reminder, kui on praegu suvi ja sa seda vaatad, siis sa ei pea iga päev olema aktiivne. Iga päev ei pea olema eriline, okei? Üks asi, mis ma tahtsin update'ida, ma ei hakka ütlema mis, kus, kes, ma tahan, et see kõik oleks nagu suur üllatus, aga üks väga tähtis osa minu sünnipäevast sai paika. Ja you have no idea, nagu you have no idea. Ma muutsin oma sünnipäeva suunda veits. Ehk siis ma nagu tunnen, et see on rohkem mina, kui see, mis mul ennem oli plaanis. Nii et eks te näete, ma arvan, et see sünnipäev tuleb legendaarne, mõtlen teile, pool aastat veel ja siis see päev on käes. Ja siis te näete, mida kõike hullumeelselt ma plaanin oma sünnipäev teha. Kui te näete, siis te saate aru ja olete nagu, jaa, it makes so much sense. Võib-olla sama see ei make'i ka, aga noh, minu jaoks make'ib. Nii et ma lähen nüüd pessu ja sätin vaikselt magama, sest homme on varakult tõusmine ja üks väga pikk päev. Aga sellest ma räägin juba homme. Tere hommikust, käes on laupäev. Ja minu laupäev näeb välja täna selline. Ma lähen Lux Expressi mingile üritusele. See näeb välja siis niimoodi, et me sõidame erinevate bussidega, mis on läbi aegade olnud Tartusse ja siis tuleme tagasi. Ja seal räägitakse igast ajaloost ja Põltsamaal on mingi söögipeatus ja kõik see. Ma ei tea, ma lihtsalt lähen vooluga kaasa, vaatame, mis see endast kujutab. Aga nüüd näen see, et Kütt pidi tegelikult minuga kaasa tulema, aga ta eile öösel sai aru, et ikkagi bussid ei klapi, sest ta peab esinema minema seal samal õhtul. Ja nüüd ma lähen üksi, sest ma ei jõudnud kedagi selle 6 tunniga leida, nagu see oli liiga väike aeg. Ja ma ei tea, nagu I'm scared, sest nagu terve bussireis Tartusse ja tagasi mingi ürituse ajal ja sa oled üksi, ma ei tea nagu. Ja siis ma lähen täna meikäs juurde. Ta teeb siis täna enda korteris väikse sellise kokteilipeo. La Dolce Vita või? Hästi niuke Itaalia pärane. Nüüd ma arvan, panen mingi kleidikese selga. Oi, kui hästi oleks see kollane kleid sobinud, aga see on mul must. Okei, ma mõtlen välja, mis ma selga panen. Ja siis lähme sinna. Nüüd täna on selline eventful day. Kas te vajate siin asju reisi vältel või ei vaja? Sees müriseb ja siis Ikarus Luxis, mis tuleb. See on juba see 64-kandiline. Ja siis me sõidame edasi juba Põltsamaale.
olen tagasi kodus. Kell on selline 19, 11, something like that. Ma jõudsin koju ja ma ruttu teen oma meigi üle. Teen silmad endale, selle esimesena. Ma mõtlesin, et ma ruttu räägin sellest Lux Expressi üritusest. See oli nii äge. Nagu jah, ma tundsin, et täpselt see oli puudu, et mul oleks keegi seal kaasas minuga. Et nagu see oli nii hästi läbi mõeldud. See oli üldse nii nagu ägedasti läbi mõeldud, et nagu me saime sõita nende erinevate bussidega, need oli lõpuks kokku mingi 6 või. Ühesõnaga, ja need nägid nii ägedad välja, eriti need punased. Need sellised veits nagu retrokad, aga samas need nägid nii fancy'd välja. I don't know, ma ei oska seletada. Ja me mingite peatuste järel siis vahetasime busse. Ja me saime kinkekotid, ma teile juba näitasin seda sisu, me saime ka kinkekoodid ja me saame nüüd Simona ja Kritiga minna Pitbulli kontsertile Lux Expressi bussidega. Et ma sain need koodid edasi-tagasi. Need tuli nice ja seal olid need ühekordsed fotokaamerad. Ma arvan, ma võtan täna kaasa Kaisa juurde ühe. Tegin 2 pilti seal. Võtan kaasa, et saab veel meie ägeda pildi teha. Vot. Ja siis me saime võikud seal vahepeal, limonaadi. Ja siis me läksimegi sinna piimamuuseumisse. Ja see oli nii äge, nagu ma oleks tahtnud seal natuke kauem olla, aga kuna meil oli nagu ajaga selles mõttes ikkagi kiirem, siis me läksime me olime mingi 10 minutit seal, natuke rohkem võib-olla. Aga kui me sisse läksime, me saime ise tehtud jäätist võtta sealt. Ja ma võtsin šokolaadi ja saad aru, see oli nagu niisugune tunne nagu, mul jäi niisugune või, mitte maitse, vaid tekstuuri jäi nagu suu peale, see näitab, et see on nagu ikka väga värskesti kvaliteetsest toorainast tehtud jäätis. Nii et sõime selle ära, siis läksimegi sinna Põltsamaale, sinna lossi, ma polnud seal kunagi käinud, ma sõidan alati laivide ajal mööda seal põhimõtteliselt, aga ma ei ole seal kunagi sees käinud ja siis me käisime nagu seal platsi peal ja siis me läksime sööma sinna, okei. Ja siis sõimegi seal seda kana, või noh, me saime enne nagu valida, mis me võtame. Aga oliks, et mul oli kõhtu peale see suht täis ja ma ei suudnud seda väga süüa, sest kuum oli ka ja kuumusega ma ei suuda nagu üldse süüa. Nii et ja siis tuli šokolaadikook ka veel, ma olin mingi oh my god. Mul oli väga vale kostüümivalik, nagu väga vale. Ma ei teadnud mida selga panna. Ma mõtlesin alguses hoopis teist kostüümi panna, või noh, mitte kostüümi, aga riietust. Aga siis ma mõtlesin, et äkki mul on ka külm või et äkki on tuuline, et õues ei paistnud päike, et ma olen praegu käinud niimoodi õues, et vaatan, et ülisoe on ja siis, et umbes 23 kraadi ja siis lähen õues on ülikülm. Et nagu ma ei osanud enam riietuda selle jaoks, siis ma paningi selle pika, selle ja panin kampsoni, siis ma tahtsin lihtsalt teid pükse, mitte seda bluusi. Ma olin mingi, et ma nagunii seda kampsunit ära ei võta ja no mega palav oli. Nii et see läks natuke lappe ja lullu. Aga nii nagu reaalselt nii tore üritus oli ja nagu see, kuidas nad nagu kõige tegelesid. Siis oligi see, et kuna me olime ajagraafikust natuke maas, siis tekkis see error, et ei jõudnud enam lõpus bussi vahetada. Ja siis alguses oli jutt, et lähme hilisemate bussidega tagasi, kas ma ütlesingi, et mul on vahetud 16.30, et ma tahaks sellele jõuda, kui saab. Ja siis see naine kohe nagu lasi mul uue pileti võtta nagu ka 5 bussile, kui ma ei peaks jõudma 16.30 bussile. Ühesõnaga kõikega nagu tegeleti ja nagu kõik oli kuidagi nii tore ja nagu ühesõnaga I loved it. Ma räägingi, no võt, kui oleks kaaslane ka olnud, siis oleks nagu super olnud. Selline tore üritus. Nüüd ma olen muidugi täiega väsinud, aga it's okei. Ma jään nüüd siia siis meiki tegema, teen lokid üle ja siis lähme Kaisa juurde. Nii et räägime paari sekundi pärast. Ja voila, ma olen valmis. Ma panin selle roosa kleidi ja kontsad. Nii et jaa, lähme Kaisa juurde. Ja meil on plaanis ka täna välja minna. Nii et ma lasen oma mitte pinged, seinad alla ja ma luban endal minna välja ja seda nautida. Mitte kohe mõelda, et kõik on halb. Nii et letting my walls down. Let's go. Aga see on tegelikult nii nagu imelik, vaata miks sul siis, kui sa oledki nagu käinud. Mul on nii hea meel, et te olete kõik võtnud selle ajad siia tulla. Jah, see. Ühesõnaga ma käin. Oh my god, vaata. Kõik asjad müügiks. Let's go. Tere hommikust, käes on pühapäev ja täna peaks olema meil 27 kraadi, eks ju. Ja ma olin täiega valmistunud, et
ma kavatsen täna päevitada. And the weather is not weathering, okay? Päikest ma ei näe mitte kuskil. Õues on soe, ongi 27 kraadi, okay. Aga it's cloudy. Ehk siis jah, UV on 4 ja kohe see saab läbi ka. Kell on 14:40 ja ma ei olegi jõudnud õue, sest lihtsalt nagu pole mõtet. Mis mul täna plaanis on siis minna Free Flow'sse üks hetk ja teha oma show hip-hopiga proovi õllesummeriks, mis on siis järgmine nädal. Nii et valmistume selleks ja see ongi kõik. Ma jään ilmselt venitama ka, ma ikkagi tahan suvel väga aktiivselt teha mingeid harjutusi ja venitusi, et sügiseks oleks jälle keha palju tugevam. Rääkides eilsest, siis ma olen nii uhke enda üle, sest ma päriselt tundsin, et ma lasin üle pika aja ennast selles mõttes vabaks, et ma ei näinud mehi kui mingeid hirmsaid õudsaid olandeid, kes iga asja peale, mis nad teevad, ärritavad mind, vaid ma kuidagi lasin sellest hirmust lahti, et kõik mehed ei ole halvad. Ma ei tea, miks ma seda räägin praegu siin, aga lihtsalt ma tahan teile näidata või rääkida, et ma olen enda üle väga uhke, et ma lasin meestel olla ka head, nagu enda silmis. Et mul ongi tunne, et see, et ma võtangi paratamatult mehi nagu niimoodi kuidagi, et nad on nii halvad, nad on mulle nii palju halba teinud, siis ma tõmbangi ainult seda energiat ja kui ma käin kuskil, siis ma saangi tagasi seda nii-öelda käitumist vastu, sest ma kogu aeg mõtlen enda peas, et nad käituvad nii. Ja eile, kus ma läksin välja nii, et there are good guys out there, siis Joosep, nagu mul oli need interactions, ma ei tea, mis eestis on, nagu mingid kokkupuuted meestega, mis olid ülipositiivsed. Nagu mitte midagi, nagu nothing happened ega midagi, lihtsalt kuidagi, kõik mehed olid nii viisakad või nagu kuidagi tore oli. Ma ei oska seda seletada. Et nagu tegelikult on asi ikkagi siin, et see, et ma mõtlen meestest nii halvasti, tõmbab ka neid halbu mehi mulle ellu. Ja see oli niisugune revolutsiooniline arusaamine eile, et maybe I should shift my, kuigi ma deep down ma tean, et alati ole valvel. Aga siiski, ma olen enda üle eile väga uhke. Me käisime, me olime mingi asja juures, siis me läksime sinna Telliskivisse. See mingi La Copa, see, mis on T3 vastas, see, mis oli kunagine Sveta Bar, kui ma ei, oli Sveta Bar see kunagi, ma ei tea. Ühesõnaga seal istusime, nii palju rahvast oli eile, sest nii soe on õues praegu. Ja siis läksime suhtesse. See oli suht vähe inimesi. Obviously kõik olid õues. Keegi ei taha kuskil lubis olla sees. Aga natuke olime seal, tantsisime nagu munja. Ja siis läksime Ärklisse. Ma mitte midagi põhimõtteliselt ei vloginud. Ma lihtsalt, I was enjoying the night. Ühesõnaga läksime Ärklisse ja me läksime viimaseks Pailasse. Ma olen poolelt seal mingi, ma ei tea, mingi aastaid käinud lihtsalt. Ja seal oli tore. Ja siis lõpuks me läksime Mäkki. Võtsime süüa, tulime koju. Ma jõudsin mingi 4:26, ma jõudsin enda koju. Ma läksin ilmselt mingi 5 magama, sest ma veel sõin. Ma jäin kogu magama korraks, siis ma võtsin meigi maha. Ja ma vaatan praegu hetkel Netflixist siis Perfect Match. Sellist saadet. Ma olen praegu ära vaadanud 3 episoodi. Täitsa põnev. Ma siis natuke veel siin valmistun. Teen mingeid asju ja siis lähme Free Flow'sse. Mu plaan oli kõndida tööle või trenni, aga just siis, kui ma astusin välja, hakkas tiputama ja nüüd kohe hakkab sadama. Nii et ma ikkagi lähen autoga. No nii, kiisu-miisud. Selline oli minu pühapäev. Ma arvan, et see on okei. Lõpetada see vlog natuke rahulikumal toonil. Ma tegelikult eile võitsin Kaisa sealt ürituselt ühe kingituse. Ja siis tal oli veel selline nagu väike shopping nii-öelda turg, kus olid igast mingid asjad ja siis me saime sealt nendel asju võtta. Ma võtsin ülisuure kotide asju, aga ma jätsin kõik need Kaisa juurde ja ma ei saa teile hauli teha. Aga ma teen seda siis mõnes järgmises vlogis, sest minu arust seal oli päris huvitavaid asju. Nii et very exciting.
aga jah, selline oli mu nädal. Mulle praegu täiega meeldib see, et ma teen selliseid nagu esmaspäevast pühapäevani vlooge. Mul on lihtsalt tunne, et nagu siis on kuidagi asjad palju rohkem struktureeritud. Ma tean, et vahepeal kindlasti tuleb neid hetki, kus ma teen nagu a la kolmapäevast kolmapäevani. Nii. Ma loodan, et teid ka ei häiri ise või noh, ma ei tea, et teile ka meeldib. Ühesõnaga, ma tahtsin näha, mis mul järgmine nädal toimub. Järgmine nädal on meil õllesummer õpilastega. Mul on sõbrannadega igast istumised. Ma lähen workshopi andma. Ja lihtsalt selline üpris rahulik nädal. Ma kindlasti leian mingeid tegevusi sinna veel. Et tahaks seda rohkem natukene aktiivsemaks. Aga ma tahan väga järgmist nädalat vloogida. Ja sellest järgmist nädalat tahan ka vloogida, sest siis algab Selecti tantsulaager. Ja ma tahan teid uuesti sinna kaasa võtta. Nii et jaa, ma lähen teen nüüd näomaski, hakkan vaikselt maha minema ja näeme teiega juba järgmises videos. Bye!